Iraan on pöördunud täieliku terrorismi poole. Nad panevad miine Hormuzi väinas, ründavad tsiviillaevu ja sihivad kõike ning kõiki. Isegi Iraani revolutsioonilise kaardiväe korpus teab, mis tuleb, sest nende sõdurid põgenevad nüüd riigist ja positsioonidelt. Režiim kaotab ainsa jõu, millele ta saab loota. See ongi meeleheide. Eile ilmusid teated, et Iraan paigaldab miine Hormuzi väinas, muutes maailma kõige olulisema naftaveetee lahinguväljaks. Nüüd on oluline mõned üksikasjad välja tuua. Väin on rannikust rannikuni, vaid 21 miili lai, kuid see on jagatud 2 rajaks, mida laevad tegelikult kasutavad, et lahkuda ja siseneda lahele. Ja need rajad on kumbki vaid 2 miili laiad. See tähendab, et isegi üks ainus miin ühes neist radadest peatab kogu liikluse. Neid miine on raske eemaldada või kahjutuks teha. Seega ei vaja Iraan palju miine, et tekitada soovitud kahju. Siin on rohkem üksikasju. Nüüd teine tõeliselt huvitav asi, millest ta rääkis, on midagi, millest oleme kuulnud juba aastakümneid. Miinipanek. Ja kuidas iraanlased Hormuzi väina miinidega katavad. See on huvitav, sest sel aasta ajal, kui läheb puumaks, tekib niiskuskiht, mis vähendab nähtavust. Kui nähtavus väheneb, on radaril raske läheduses olevaid objekte tuvastada. Seetõttu on kiired kaatrid väga tõhusad, kui nähtavus on halb. Kui tegemist on miinidega ja nähtavus on halb, siis ei saa miine palja silmaga näha. Nüüd räägime vanadest teise maailmasõja aegsetest miinidest, millel on väljaulatuvad ogad, mis on sisuliselt kontaktsütikud. Ja mis toimub Omaani lahes, Hormuzi väina ümbruses, on see, et kui iraanlased panevad miinid vette, liiguvad hoovused tegelikult ringikujuliselt. Nii saavad miinijahtijad minna ja otsida miine kindlas piirkonnas, just seal, kus hoovus liigub. Ta ütles, et see on strateegiline malemäng. Miinide probleem on, et kui iraanlased väidavad mingi ala miinitatuks, peab USA või keegi teine patrullides selle ümber lüttama. See ei puuduta vaid miinipaneku laevu, mida iraanlastel on ja mida rünnatakse ilmselt esimesena. Teame, et PXS on maininud mereväge sihtmärgina. Tulles tagasi asümmeetrilise sõjapidamise juurde, on oluline, et iga Iraani laev, isegi kalalaev, võib miini panna, mistõttu ohtude tuvastamine on suur probleem. President Trump reageeris raportile kohe. Kui Iraan on Hormuzi väina miine paigaldanud, tahame nende kiiret eemaldamist. Sõjalised tagajärjed on enneolematu tasemega. Kui nad eemaldavad selle, mis võib olla paigaldatud, on see tohutu samm õiges suunas. Hiljem öösel teatas Trump, et USA hävitas 10 miinipaati ja laeva päeva lõpuks kasvas see arv 16-ni. Paadide hävitamine ei lahendanud probleemi, sest täna hommikul ründas Iraan Tai kaubalaeva väinas. Võimud kinnitasid, et 20 pardal olnud inimest päästeti, kuid 3 on endiselt kadunud. See oli Iraani suur viga, kuid nad jätkavad samamoodi. Saime teate, et Jaapani lipu all olevat konteinerlaeva tabas löök ning seejärel sai pihta Marshalli saarte lipu all sõitnud alus. Nagu mainisin, pole need tõendite põhjal miinid, vaid Iraani kasutatavad mereväe veedroonid. Tulemus on siiski sama ning nüüd on tekkinud hirm. Levad väldivad väina, mis muutub kasutuks. Just see on Iraani eesmärk. Nafta hind tõusis hommikul 5%, jõudes $85 barrelist, kuid see võib muutuda enne teie vaatamist. Aga lihtsalt natuke rohkem tausta naftahindade kohta, sest see on kohe oluline. Hinnad on nüüd umbes 20% madalamad kui esmaspäeval, kuid siiski 15% kõrgemad kui sõja alguses veebruari lõpus. Selgitan lähemalt. Iraani sõjavägi ei ole endiselt võrdne Ameerika Ühendriikide sõjaväega ja nad teavad seda. Ja sellepärast viivadki nad selle võitluse majanduslikule rindele, põhimõtteliselt kogu maailma majandusse. Nad korraldavad terroriakte, et tekitada häireid ja loodavad, et maailm annab Iraanile järele, enne kui naftahinnad kontrolli alt väljuvad. Tegelikult siin on revolutsioonikaardi komandör, kes avalikult kuulutab nende eesmärki. Nad tahavad $200 barreli kohta. Enne klippi vajutage allpool meeldib ja telli nuppu. See on meile suur abi, eriti IRGC terroriaktide kajastamisel. YouTube ei soosi terrorismist rääkimist, kuid IRGC tegevus mõjutab kogu maailma ning peame selle jagamist oluliseks. Teie toetus aitab meil rohkemate inimesteni jõuda. Järgneb klipp.
Ja lubage meil kindlalt korrata, et me ei luba kunagi isegi ühelgi naftaliitril Hormuzi väinast läbi minna Ameerika, sionistide ega nende partnerite kasuks. Hormuzi väin on Hormuz. Iga laev või naftasaadetis, mis on mõeldud Ameerikale, sionistlikule režiimile või nende vaenulikele liitlastele, on meie jaoks õigustatud sihtmärk. Te peate mõistma, et te ei suuda kunstlikult nafta ja energia hinda langetada. Sõja laienedes oleme hoiatanud, et peaksite valmistuma $200 barreli hinnaks. Sest nafta hind sõltub piirkonna julgeolekust ja teie olete ebakindluse allikas. Nafta hind on praegu $85 barreli kohta, seega 200 on veel kaugel. Ma ei tea, kas Iraan suudab hinda nii kõrgele tõsta. Nad on avalikult öelnud, et nende eesmärk on korraldada terroriakte, kuni maailm alistub. Kuid kõige selle juures on üks asi, mida see režiim kardab rohkem kui Ameerika rünnakuid, ja see on nende enda rahvas. Sageli mõistavad nad küll sõjalised rünnakud hukka, kuid samas hoiatavad iraanlasi protestide eest ja soovitavad mitte tänavatele tulla. Peaaegu iga tund Iraani televisioonis kõlab just see sõnum. Me ootame. Kui rahutus vaibub, nagu Mohsen Shavoshi ütleb, võtame teid kõiki kinni. See juba toimub. Teie vara konfiskeerimine pole midagi. Me paneme teie emad teie pärast leinama. Teile, kellel on praegu rumalad mõtted ja kes tunnevad, et olukord on kaootiline ja vajab tegutsemist, on see sõnum. Nii riigis kui välismaal. Lõigake klipp välja ja saatke kõigile, kellele meeldib seda kuulda. Mina ei näe, et see režiim oleks ühelgi alal edukas. Liidrid kardavad endiselt oma rahvast pärast üle 40 000 iraanlase tapmist jaanuaris. Režiim kardab hoolimata kõigest. Seetõttu näeme, kuidas Iraani politseiülem hoiatab regulaarselt televisioonis, et politseil on sõrm päästikul. Seega ärge minge tänavale. Kas pole hull kuulda seda oma politseilt? Ma ei liialda. Kuulake ise. Sellest hetkest alates, kui keegi tuleb tänavale vaenlase palvel, ei näe me neid enam kui meeleavaldajaid. Teame neid vaenlasteks. Me teeme nendega seda, mida teeme vaenlastega. Me kohtleme neid kui vaenlasi. Kõigil meie meestel on sõrm päästikul ja nad on valmis kaitsma revolutsiooni, toetama rahvast ja kodumaad. Me ohverdame oma elud oma kodumaa, oma rahva ja selle mõttelaadi eest, mis kasvatas selle kodumaa ja rahva. Selles piirkonnas on meie väed tänavatel ööpäeva ringselt. Nüüd, kahjuks režiimi jaoks ei pea nad muretsema ainult rahva pärast. Nad peavad muretsema ka režiimi vägede pärast. Mitte sellepärast, et nad pöörduksid valitsuse vastu, vaid sellepärast, et nad põgenevad. Operatsiooni 11. päeval ilmnevad uued märgid Iraani revolutsioonikaardiväe deserteerumisest. See laine toimub madalama auastmega liikmete seas, peamiselt Teherani lähedal asuvas peakorteris. Ja kes põgenevad uppuvatelt laevadelt? Väidetavalt põgenevad need, kellel on rahalised võimalused maismaad pidi riigist välja. Samal ajal kui režiimi sees levib hirm selle ees, mis võib juhtuda, kui valitsus jääb püsima ja hakkab aktiviste maha suruma. Ja ma arvan, et neil võib olla veel üks põhjus põgenemiseks. Iraani režiimil on raskusi kõigi oma jõududele maksmisega. Nagu te võisite arvata, ei ole ainult Araabia nafta see, mis ei pääse läbi Hormuzi väina. Iraani nafta on samuti kinni. See on suur probleem riigile, mille režiim sõltub nafta tulust kõigile maksmiseks. Nagu näete ekraanil olevatelt graafikutelt või kaardilt, siis Iraani saared ja naftakompleksid, mis varem eksportisid IRGC jaoks palju naftat, ei ekspordi nüüd enam midagi. See tähendab, et IRGC-le ei tule enam raha sisse. Ja mis veel hullem? Alles eile öösel tabas raketirünnak Teherani Shepa panga digiturvalisuse keskust. See on põhimõtteliselt IRGC pangad. Me käsitlesime seda oma eelmises videos, aga seda panka kasutavad IRGC väed kõigi eest maksmiseks. Ja ilma palgata muutuvad ülejooksikud tavalisemaks ning loomulikult ka deserteerumine, nagu me praegu reaalajas näeme. Samas jätkuvad Ameerika rünnakud Iraani raketiheitjatele ja muutuvad agressiivsemaks. Vaadake videot ekraanil.
Keskväe juhatus avalikustas, et Ameerika ründas just laetud ballistilist raketiheitjat, mis oli vaevu varjualusest väljas. Pärast rünnakut näete varjualuses katastroofilist raketiplahvatust. Just see toimub Iraani õhujõududega. Eelmises videos ütlesime, et enamik nende hävitajaid ei saanudki õhku tõusta, sest neid tabati ettevalmistuse ajal. Nüüd juhtub sama ka nende rakettidega. Varem tabasid USA ja Iisrael raketilaskeseadmeid pärast rakettide väljalaskmist, nüüd aga enne rakettide laskmist. Jälgimisvõimekus on ületamatu. Seepärast ei pääsenud see laskeseade punkrist välja. Nüüd on meil Admiral Brad Cooper, Keskväe juhatuse ülem, värske infoga, mis avaldati paar tundi tagasi. Kuulake. Mina olen Admiral Brad Cooper, Ameerika Ühendriikide Keskväe juhatusest, kus juhin vägesid, kes viivad läbi operatsiooni Eepiline raev. Esiteks tahan, et teaksite, hoiame jätkuvalt oma langenud kangelaste ja haavatud võitluskaaslaste peresid mõtetes ja palvetes. Saaksin samuti tunnustada ja tänada Lähis-Idas ja selle ümbruses teeniva 50 000 Ameerika sõjaväelase perekondi. Olen tänulik teie ohverduse eest ja tean, et ameeriklased hoiavad teid südames. Alustan lühidalt. USA väed kasutavad endiselt Iraani režiimi vastu laastavat sõjalist jõudu operatsioonis Eepiline raev. Olen seda varem öelnud, kuid see väärib kordamist. USA sõjaline jõud kasvab, Iraani oma kahaneb. Keskendume jätkuvalt sõjalistele eesmärkidele, likvideerides Iraani võime suunata jõudu ameeriklaste ja nende naabrite vastu. Iga päev anname tugevaid lööke Iraani ballistilistele rakettidele ja droonidele. Tänaseks oleme rünnanud Iraanis üle 5500 sihtmärgi, sealhulgas üle 60 laeva, kasutades erinevaid täppisrelvasüsteeme. Alles eile korraldasime peaaegu iga tunni tagant rünnakulaineid erinevatest asukohtadest ja suundadest Iraani suunas. Võtsime maha viimase 4 Soleimania klassi sõjalaevast. Nüüd on kogu Iraani laevaklass rivist väljas. Meie rünnakud on ettearvamatud, dünaamilised ja otsustavad. Kampaania esimese 24 tunni järel on Iraani raketi- ja droonirünnakud märgatavalt vähenenud. Kuid tasub märkida, et Iraani väed jätkavad teadlikult süütute tsiviilisikute sihtimist laheäärsetes riikides, samal ajal kui nad varjuvad oma enda inimeste taha, korraldades rünnakuid Iraani tihedalt asustatud linnadest. Operatsiooni Eepiline raeväed ei kaitse end, vaid Iraani ohtude eest. Me lammutame neid metoodiliselt, tabades Iraani rakette ja droone ning rünnates ka nende kaitsetööstuslikku baasi. Näiteks ründas meie pommitusvägi eelmisel ööl suurt ballistiliste rakettide tehast. Asi pole ainult tänastes rünnakutes, vaid ka tulevase ohu kõrvaldamises. Lubage mul näidata Ameerika ühisjõudude tohutute pingutustega saavutatud tulemusi. Siin on Iraani Jamron-klassi sõjalaev, suur patrull-laev, droonide salakauba veoalus ja 4 muud pinnalahingulaeva Shabahari sadamas Omaani lahe ääres päev enne operatsiooni Eepiline raev. 4 päeva hiljem on samal kail kõik laevad kõrvaldatud. Bayandari-klassi pinnalaev sai tabamuse ja vajus külili. Näete 2 Iraani pinnalahingulaeva dokituna Iraani mereväebaasis Hormuzi väina lähedal, vaid mõni tund pärast kampaania algust. Siin näeme, millised need laevad välja näevad 3 päeva hiljem, mattunud leekidesse pärast täppisrelva tabamust. Aastaid on Iraani režiim ähvardanud kaubalaevandust ja USA vägesid rahvusvahelistes vetes. Meie eesmärk on lõpetada nende võime jõudu siirata ja Hormuzi väinas laevandust häirida. Õhuvägi on koondatud nii, et kaasaegsete hävitajate lained avaldavad vaenlasele igapäevast survet. Meie ülekaal näitab raudsete liitlaste tugevust, mitte vaid üksikpingutust. Me jätkame tihedat ja tõhusat koostööd Iisraeliga selles väga suures operatsioonis ning teeme koostööd ja teenime kõrvuti kõigi oma partneritega Lähis-Idas. Me liigume teel, mis kõrvaldab Iraani võime ohustada ameeriklasi ja sõpru, kasutades surmavust, täpsust ja kiiret innovatsiooni. Lubage mul tuua mõned avalikud näited, kuidas me saavutame surmavaid tulemusi uutmoodi. Esiteks kasutavad meie sõdurid mitmesuguseid täiustatud tehisintellekti tööriistu. Need süsteemid aitavad meil sekunditega läbi töötada tohutuid andmemahtusid, et meie juhid saaksid müra seest olulise välja sõeluda ja teha targemaid otsuseid kiiremini, kui vaenlane suudab reageerida.
Inimesed teevad alati lõplikud otsused selle kohta, mida tulistada, mida mitte tulistada ja millal tulistada. Kuid täiustatud tehisintellekti tööriistad võivad protsessid, mis varem võtsid tunde või isegi päevi, muuta sekunditega tehtavaks. Mulle avaldavad jätkuvalt muljet kõik USA relvajõudude harud. Kogu meeskond töötab suurepäraselt. Meie ühendvägede rünnakud jätkuvad, nagu ma olen öelnud. Minu hinnangul kasutame me selgelt õhu ülekaalu Iraani suurte alade kohal. Meil on Lähis-Ida kõige integreeritum õhutõrjesüsteem ning meie armee, mereväe, õhuväe, merejalaväe ja kosmoseväe operatsioonid toimivad suurepäraselt. Märkus kosmoseväe kohta. Meie ülekaal kosmoses on olnud selle võitluse jaoks ülioluline tegur. Maailmale nähtamatult teeb kosmosevägi 2 asja. Esiteks nad nõrgestavad Iraani võimekust ja teiseks aitavad nad kaitsta Ameerika vägesid ning siinkohal ma selle teemaga piirdun. Kokkuvõttes, hoolimata uskumatutest edusammudest, oleme endiselt väga valvsad. Olen väga uhke meie operatsiooni eepiline raev meeskonna üle ja tean, et kogu Ameerika tunneb sama. Kõigile meie sõdalastele jätkake head tööd ja Jumal olgu teiega. Aitäh!